Mul on väga hea meel, et ma olen oma Transpordiameti rännakutega jõudnud just siia Tallinna lennujaama, et vestelda kahe inimesega, kes töötavad Transpordiameti lennundusteenistuse julgestusinspektoritena. Nii et vaatame, mis põneva tööga nemad tegelevad. Oleme jõudnud siia lennujaama ühte ootesaalidesse ja tõesti need kaks imeilusat inimest minu kõrval ongi siis julgestusinspektorid ja minu kõrval Ellen ja Kadi ja mul aitäh, et te leidsite oma tööde ja tegemiste kõrvalt aega tulla siia rääkima. Lennujaam tundub alati nii eriline koht. Kas see hoone on teie töökoht igapäevaselt? Me siia iga päev tööle ei tule. Me teostame siin järelevalvet. Nii, nagu sa mainisid, julgestusosakond, et jälgime erinevate julgestusmeetmete täitmist. Lisaks lennujaamale meil on ka palju muid objekte, kus me enda tööd teeme. Me tegeleme erinevate näiteks lennukauba ja postiettevõtetega, siis kui mõelda, et kuidas saab näiteks lennukile pardatoit, et kõik sellised ettevõtted on meie huvi. Kuidas saab toit pardale? Ütleme nii, et kõik, mis lennukile läheb, see vaadatakse eelnevalt läbi, et seal ei oleks keelatud esemeid või midagi sellist, mis lennuki pardale ei tohiks olla. Kui see vanaema küsib, teie vanemad küsivad, no lapsekene, mis tööd sa teed, mis sa talle vastad? Et lennundusjulgestus ongi tihti selline väga varjatud asi, kuid kui ta ikkagi väga teada tahaks, mida ma teen, siis ma võib-olla ütleksin talle, et vanaema, kui sa ei tea, mida ma teen, sa ei ole minust kuulnud väga, siis ju ma teen oma tööd hästi. Kui sa siiski midagi natuke kuuled, et siis üldisemalt tegeleme terrorismi tõkestamisega. Ja kuidas, Kadi, sinu vaatepunktist, mis sa oma vanemale vastaksid? Ma vist ütleksin esimese asjana, et vanaema, kui sa lähed reisile, siis meie hoolitseme selle eest, et see reis oleks turvaline ja kulgeks sujuvalt. Ma saan aru, see töö ja ameti sisu on delikaatne, see on täitsa mõistetav. Kui küsida niimoodi, mis on selle töö kõige põnevam osa, mida te igapäevaselt teete, see võib olla täitsa individuaalne, see võib olla väga väike detail. Tõesti, nagu sa eelnevalt mainisid, et meil on sellised ülesanded, et me käime siin lennujaamas, käime kaubaettevõtetes, et tihti see töö sisu võib-olla paneb natukene südame rohkem põksama kui tavaline kontoritöö arvuti taga. Et see kindlasti lisab sellist pürtsi juurde. Võib-olla see, et kui me käimegi inspekteerimas või auditeid tegemas, et meie oleme need, kes teavad, kuidas peaksid asjad käima, millised on regulatsioonid, mida ettevõtetelt nõutakse ja siis me paneme sinna kõrvale selle pildi, mis me nende juurest saame ja otsime, kus on need kohad, kus saaks asju parandada. Üldiselt alati me leiame sealt selliseid parenduskohti ja võimalusi ja see, et me saame need ettevõttesse siis tagasi suunata ja nemad saavad selle läbi paremateks, et see on kindlasti see. Aga võib-olla räägime korraks ka natukene minevikust, et kuidas te jõudsite selle töö juurde? Ja minu tee lennunduses sai alguse pea 10 aastat tagasi juba, kui ma alustasin tööd stjuardessina. Ja see oli väga põnev ja hariv aeg, et siis ma sain üldse teada, et lennundus on selline nii mitmetahuline, et see eeldab väga paljude erinevate osapoolte koostööd. Pärast ma läksin ennast täiendama Sisekaitseakadeemiasse, õppisin maksundust ja tolli ning see sisejulgeolek ja juba eelnev kogemus lennunduses, et see sobis väga hästi. Kas stjuardessina sa juba siis avastasid seda, et see on väga oluline asi lennureiside puhul, et milline on siin see julgestus ja nii edasi? Ja kindlasti ka stjuardessid täidavad erinevaid julgestusmeetmeid, et ka nendel on väga tähtis roll nende hammasrataste toimimiseks, et ka nemad läbivad erinevad koolitused ning on väga teadlikud nendest erinevatest julgestusmeetmetest. Siis ma sain aru, et lennundus ei ole ainult reisimine, lendamine, et seal on väga palju tööd taga. Ja Kadi, kuidas sinu teekond selle tööni? Ma olen tegelikult terve oma tööelu olnud lennundusega seotud. Et ma olen õhuväe taustaga, endine õhuväe ohvitser ja
kuna ma olen töötanud ka aastaid siis Ämari lennubaasis, siis sealt ma sain nii-öelda väga hea pildi ette, kuidas töötab militaarlennuväli. Ja kui ma mõned aastad tagasi liikusin tsiviillennunduse poolele ehk siis Transpordiametisse, siis ma alustasin kõigepealt lennuväljade inspektorina. Nüüd hiljuti ma tegin suunamuudatuse ja olen jõudnud siis lõpuks nii-öelda ringiga tagasi enda liistude juurde. Et minu jaoks on 2 nii-öelda lemmikteemat on siis julgeolek või julgestus ja lennundus. Selliseid tööandjaid, kes pakuvad ametikohti, kus on ühendatud lennundus ja julgestus või siis julgeolek, neid on üsna vähe. Et Transpordiamet pakub seda mulle täna. Ma ei tea, kas nii-öelda tööjuhendis või ametijuhendis on sisse kirjutatud, et naeratada ei tohi, eks ju, seda vist päris nii ei ole. Kas teil on selline nii-öelda emotsionaalne, psühholoogiline ettevalmistus ka selleks või mida teilt oodatakse? Me pigem oleme sellised üsna tõsised, kuna see töö sisu on ka pigem tõsine. Aga kas see on teile töö poolt kuidagi ka sisendiks antud, et ma ei tea, te peate olema kuidagi tõsised, te ei tohi väga palju naeratada? Ma selle väite võib-olla lükkaks ümber, et eks me ikka naeratame ka, et me oleme väga meeldivad, aga samas me siiski esindame ka Transpordiametit, esindame oma osakonda, kuna me tegeleme järelevalvega, et siis pigem ja me säilitame sellist professionaalset kuvandit. Ma lisaks, et tihtipeale sellel on ka praktiline põhjus, et kui me oleme kuskil tööd tegemas, et siis meil peas käib kogu aeg see kalkulaator, et me mõtleme 2 sammu ette, et mida ma nüüd teen, kuna meie tööga ütleme siis seotud situatsioonid võivad välja kujuneda väga erinevat pidi, siis me proovime valmis olla kõigeks ja sellega seoses ka võib-olla siis see mõttetegevus käib nagu alati 2 sammu ees, et sellepärast võib-olla ka me oleme tõsisemad. Et mida te täpselt jälgite või mida te otsite või kui seda annab kuidagi niimoodi üheselt kirjeldada? Ma ütleks, et me jälgime erinevaid protseduure, et kuidas erinevaid protseduure täidetakse. Julgestusprotseduure just. Palju teie sellises põhitöömeeskonnas veel inimesi on, kes teiega igapäevaselt koos töötavad? Meid on osakonnas 4. Meil on siis naisterahvaste osakond, meie osakonna juhataja. Mina olen lennuettevõtete inspektor. Kadi on kaubaettevõtete inspektor ning teised on siis lennuväljade inspektorid. On teil lahe töömeeskond? Ja. Tore. Meil on väga hea punt kokku sattunud ja meil ongi selliselt, et kuigi meil on üldpildis need vastutusvaldkonnad ära jaotatud, siis tegelikult kõik teevad kõike. Ehk siis näiteks kui Ellen läheb enda mingit ülesannet täitma, siis ta ei tee seda üldiselt üksinda, kui ta läheb objektile, vaid siis tulen kas mina kaasa või keegi teine. Ehk siis kõik teavad natukene ka teise valdkonnast. Kas töökoht hoiab teid? Ma ütleks ja meil hiljuti just eelmisel nädalal oli väga tore meeskonnaüritus lennundusteenistusega, kus me rääkisime omajagu tööasjadest, aga lisaks ka käisime näiteks kanuuga sõitmas, olime Elleniga ühes kanuus. Mitu korda ümber kukkusite? 0. See meil läks väga hästi, et kuigi Ellen ei olnud varem kanuuga sõitmas käinud, siis meil tuli see tiimitöö väga hästi välja. Kui tihti te ise eksite oma kohvri sisuga? Ma arvan, see eksimine on samas ka väga inimlik, et inimesed ikka unustavad sellised pisiasjad, käärid, veinikurgitserid. Aga olete te saanud kuidagi enda professiooni nende olukordade lahendamiseks ära kasutada või sa tead seda, nii see asi ei käi või nii see ei ole? Üldiselt, kui me liigume siin ringi reisijatena, siis me teemegi väga tugevalt vahet, kas me oleme praegu inspektori rollis või reisijana. Et loomulikult ka nii-öelda isiklikul reisil käies ma ei saa enda silmi kinni panna, et ma ikkagi vaatan, mis mu ümber toimub selle nii-öelda ka ametipilguga, aga me teeme ikkagi vahet, et me liigume reisijatena ja seal on natukene teised reeglid, kuidas me peaksime käituma. Kuidas te ise mõtlete sellest, mis sellest valdkonnast tulevikus võiks saada? Kindlasti igasuguseid erinevaid hübriidohte tuleb juurde. Ja ka meie töö peab selle arvelt muutuma efektiivsemaks ja me peame mõtlema 2 sammu ette. Aga kui mõelda näiteks igasuguse automatiseerimise peale, siis lennundusjulgestuse vaates meil ei ole võimalik lõpuni automatiseerida. Et alati on see inimfaktor seal väga tähtis, eriti kus liiguvad reisijad, kus liigub kaup.
kas see tundub kõik nagu selles mõttes selline nagu ohtlik, hämar ja keeruline, kuna kõike on nii palju, või te tunnete valdkonna spetsialistidena, et see ikkagi on asi, mida me suudame täna veel hallata, on ju. Me ei tea muidugi, kuhu tulevik läheb, aga tänases nii-öelda mõõtkavas. Et kas see on hallatav teie vaatepunktist? Ma arvan, et tulevik ei ole hämar, sest me ei alusta nullist. Me alustame siit punktist, kus me täna oleme ja siis arvestame nende uute ohtudega, mis tulevad. Et eelkõige näiteks hübriidohud, mis järjest ajast kasvavad ja millega me peame ka siis kohanema. Et kindlasti inimfaktoril on väga tähtis roll, eriti lennundusjulgestuses. Et isegi kui tuua näiteks siia, et kui vaadatakse pagasit läbi, siis pagasi läbivaatamiseks on väga võimsad seadmed olemas, mis on siis see nii-öelda tehnoloogiline lahendus. Miks sulle, Ellen, su töö meeldib? Meie meeskond on selline just naiskond. Meie naiskond on väga pühendunud tiim. Me oleme, ma arvan, väga sarnased. Me oleme hästi detailidele orienteeritud, väga pühendunud. Ma arvan, et meil on koos tore tööd teha, et kõik päevad on väga erinevad. Sellist päeva ei ole veel olnud, kus ma oleks tulnud, et ma täna midagi uut juurde ei õppinud. Et selline pidev arenemine. Inspektori väljaõpe kestab mitu aastat, et me õpime, täiendame ennast pidevalt, see kõik on väga põnev, meil on väga põnev meeskond, terve meie lennundusteenistus on väga tore, väga targad inimesed, et väga lahe nendega koos töötada. Kadi, et miks sulle meeldib su töö? No ma arvan, et meil on kõige lahedam tiim kokku sattunud, et kuidagi me sobime väga hästi kokku. Me oleme kõik väga põhjalikud, me mõtleme sarnaselt, me täiendame üksteist väga hästi ja mulle meeldib ka mu töö sisu väga, et seal on nii-öelda 2 minu lemmikut teemat koos, ehk siis kas julgestus või julgeolek, mis on väga sarnased ja lennundus. Tavaolukorras mina, kui näiteks ma vaatan nüüd reisija vaatepunktist, kui ma tulen lennujaama, ma saan aru, mis on julgestuskontroll, ma tulen käin seal turvakontrollist läbi, siis vaadatakse, mis mul seal kotis on, kas seal on asjad, mis seal tohivad olla, mis ei tohi seal olla, need sealt eemaldatakse. Et mis on need asjad, mida võib-olla teie kui spetsialistid ütleksite veel inimestele, et ka need on need asjad, millega te vähendate nende turvatöötajate töömahtu, kui te neid kaasa ei võta? No esmalt tooks välja näiteks terariistad, et ka korgitser on terariist, erinevad käärid, mis on väga tihti inimestel pagasis. Kääride puhul üldiselt peab jälgima 6 sentimeetri reeglit, ehk siis tera pikkus võib olla kuni 6 sentimeetrit käsipagasis, aga sellega see nii-öelda päris lõplik ei ole, et see lõplik otsus on julgestustöötaja teha. Ja viimasena tooksin välja igasugused maketid ja mulaažid, ehk siis näiteks laste mängurelvad, veepüstolid, et sellised asjad käivad kõik makettide ja mulaažide alla ja neid ei tohiks samuti kaasa võtta. Et teinekord, kui lapsed pakivad ise enda kohvrit, siis võib tulla sellest suur pahandus. Et tasuks igaks juhuks need kohvrid võib-olla üle vaadata enne. Kas kreem on vedelik või mitte? On. Et sellega ma peaksin ikkagi vedelike kotti alati panema. Minul on see dilemma alati. Selge, ma sain oma vastuse. Aga suured tänud teile, Ellen ja Kadi, et te leidsite selle hetke, et natukene rääkida oma töödest tegemistest. Ma saan aru, et töö on väga põnev ja ega me väga paljudesse detailidesse lihtsalt laskuda ei saa, aga see on meie kõigi enda hüvanguks ja see on väga äge, et te seda tööd teete, nii et jõudu jaksu teile ja mis ma oskan öelda, siis vähem ohte ja lendame turvaliselt. Aitäh! Aitäh!